Mina olen Kertu, õpin parasjagu magistriõppes keskkonnaõigust ja alates aastast 2019 olen tegutsenud noorte keskkonnakaitse liikumises Fridays for Future, milles üks suuremaid ettevõtmisi on olnud 2 kohtuasja Eesti Energia uue põlevkiviõlitehase peatamiseks. Aastal 2020 esimese koroonakriisi laine valguses otsustas valitsus anda Eesti Energiale uue põlevkiviõlitehase ehitamiseks 125 miljonit eurot. See on siis tehas, mis toodab põlevkivist õli, mitte peamiselt elektrit. Seda õli veetakse Eestist välja kasutamiseks ennekõike laevakütusena ja selle käigus, nii õli tootmise kui põletamise käigus, jõuab atmosfääri suur hulk kasvuhoonegaase. Ja juba aastal 2020 oli väga hästi teada, et see süvendab kliimamuutuseid, mis olid juba selleks hetkeks saanud inimkonnale eksistentsiaalseks ohuks ja kuna ükski teine meie pingutus ei olnud õlitehast seni ära hoidnud, siis ei jäänud meil midagi muud üle, kui pöörduda kohtusse ja püüda seda nõnda peatada. Üks suuremaid saavutusi, mida ma arvan, et me Fridays for Future'iga suutsime ära teha Eestis, eriti just algusaastatel, oli see, et oma tegevustega me tõime kliimamuutused Eesti avaliku arutelu keskmesse. Ja mul on kahju öelda, et seda ei olnud juhtunud varem, arvestades kliimakriisi tõsidust, arvestades seda, et Eesti oli juba selleks hetkeks 30 aastat allkirjastanud rahvusvahelisi leppeid ja lubanud kliimamuutuseid leevendada, inimesi nende eest kaitsta ja me ühiskonnana ikka isegi ei rääkinud sellest, mida see tegelikult tähendab ja kuidas seda teha. Ja sellega, et me korraldasime kliimastreike, aga ka ise võtsime meedias sõna, me tegime selle teemaks, millest hakkasid rääkima ka teised. Me seisame keskkonna eest, mida me tegelikult vajame ühiskonnana kõik, et ühiskonnana eksisteerida, et indiviididena elada siin planeedil. Aga lisaks sellele me kasutame ka neid õiguseid, mis meil demokraatlikus ühiskonnas on kõigil olemas. Et meil on õigus puhtale keskkonnale, seda me hakkame enam-vähem juba tunnistama. Meil on õigus võtta sõna, rääkida kaasa otsustes, mis meid puudutavad ja kui juttu näiteks õlitehasest, siis see, mis toimub Ida-Virumaal Auveres, ei jää ainult Ida-Virumaale. Sellel on mõjud ülejäänud Eestile, selle keskkonnamõjude, aga ka majanduslike mõjudena ja sellel on mõju ka Eestist väljapoole, nii et see inimeste ring, kes peaks saama ja võikski rääkida kaasa näiteks selle otsuse tegemisel on palju laiem kui ainult need kohalikult 61 inimest, kes selles tehases tööd saavad. Üks asju, mida aktivismis kaasalöömine kuskil teismeeast alates on mulle õpetanud, ongi see, et see piir nende inimeste vahel, kes on aktiivsed ja tegutsevad ja nende vahel, kes vaatavad pealt, on tegelikult poorne. Kui sa oled mõnda aega seal ühel pool, sa võid astuda üle piiri, leida teised inimesed oma kohvilauast, oma naabruskonnast, oma sotsiaalmeediagrupist, nendega midagi teha ja korraga sa oledki nende aktivistide hulgas. Et ei ole olemas aktiviste ja tavainimesi. Aktivistid on ka tegelikult tavainimesed, lihtsalt nad parasjagu teevad midagi. Meil ei ole küünilisuseks aega. Küünilisus on täiesti kasutu, aga väga energiakulukas tegevus. Sest et sel hetkel, kui me oleme otsustanud, et niikuinii me midagi paremaks teha ei saa, siis järelikult me midagi paremaks ei teegi. Senikaua, kuni me seda otsust pole teinud, siis meie tegevustest ikkagi midagi sõltub, midagi on võimalik paremaks teha, mingit kahju on võimalik ära hoida ja see on väärt pingutus. Ma arvan, et noorena ja naisena ja eriti noore naisena avalikkuses sõna võtta on keerulisem, kui teha seda mõne teise ühiskonnagrupi esindajana, aga see ei tähenda, et meil ei oleks kohta avalikkuses ja meie arvamustel ei oleks kohta. Neil on ikka kohta, me lihtsalt paratamatult peame hetkel mõnevõrra rohkem võitlema selle eest, et oma koht kätte saada. Aga kui me seda teeme, kui seda teevad need, kellel on see võimalus, need ressursid, siis järgmistel on lihtsam. Et aga äkki oleks tagasihoidlikum, äkki oleks vaiksem, siis ma mõtlen nende tüdrukute peale, kes praegu on 1. klassis, äkki ma saan neile natuke mingisugust rada lihtsamaks teha, et nemad peaksid seda vähem mõtlema ja nemad saaksid rohkem mõelda selle peale, mida nad päriselt öelda tahavad. Üldiselt on olnud turvaline, aga turvaline veel ei ole sama, mis aktsepteeritud. Ja see, et iga kord avalikult ajakirjanduses sõna võttes ma kalkuleerin oma peas, palju ma võiksin selle eest saada, millistesse kirjakastidesse, millist sõimu.
see on saanud elu osaks. Ma tahaks, et see ei oleks ja ma loodan, et see tulevikus vähemalt teiste jaoks ei peaks nii olema, aga minu jaoks see hetkel on elu osa. No ja mis sa teed? Aga kõige räigem näide, mis mul juhtus, oli siis, kui ma olin 16 avaldamas teist arvamusartiklit elus. Esimesega oli hästi läinud. See kogemus andis julgustust, mõtlesin, et kirjutan veel sellisel vastuolulisel teemal nagu üksiku inimese valikud ja nende keskkonnamõju. Tõukudes sellest, kuidas sageli öeldakse, et ma sorteerin paberit, küll ma olen väga keskkonnasäästlik. Sorry, see on väga väikese mõjuga tegevus. On suuremaidki. Ja tuginesin eelkõige ühele teadusuuringule, mille üks järeldusi oli, et kõige suurem üksik valik, mida üksik inimene saab teha, on otsus saada üks laps vähem. See ei tähenda, et sa peaksid saama ühe lapse vähem, aga see uuring ütleb, et kui otsusel saada või mitte saada last, on oluline keskkonnaalane mõõde. Ja see oli mõte, mille ma põimisin oma artiklisse sisse, teadlikult paigutades selle võimalikult lõppu, et lugeja, kes siis selleni jõuab, on loodetavasti piisavalt tasakaalukas, et äkki tal ei hakka katus sõitma selle peale, sest välja jätta uuringu kõige suuremat järeldust oleks olnud ka lugejat eksitav. Ja siis selle artikli toimetaja otsustas minuga kooskõlastamata tõsta selle mõtte artikli juhtlõiku algusesse ja pealkirja, pannes sinna kokkuvõtte, mida mina ei olnud kunagi oma artiklis isegi sõnastanud. Ja siis on olukord, kus sa oled noor tütarlaps, kes artiklis pealkirja järgi olevat justkui välja öelnud, et kui sa tahad tõeliselt lapsi saada, siis siis on olukord, kus sa noore tütarlapsena oled väidetavalt artikli pealkirja järgi öelnud, et kui sa tahad tõeliselt keskkonda säästa, siis ära saa lapsi. Ma ei öelnud seda, aga see oli täiesti piisav ja et vihastada välja suur hulk inimesi, kes ei vaevunud kontrollima, mida ma tegelikult üleüldse ütlesin, mis päädis muuhulgas tugeva koguse isikliku sõimuga ja tipnes enesetapu soovitusega Lauri Vahtralt oma nime ja näoga. Ei ole julgustav kogemus, et kunagi uuesti mitte midagi avalikult välja öelda. Ja see õpetas mulle, et ajakirjanduses me ei kaitse autoreid, kui nad ise ei oska ennast kaitsta. Ja ma arvan, et sidusas demokraatlikus ühiskonnas, kus me tahame, et kõik hääled oleksid kuulda ka nende hääled, kes ei ole kõige tugevamas kaitstud, kõige privilegeeritumas positsioonis, siis nii ei käi asjad. Õlitehase kohtuasja kogemus, nii siis ühelt poolt kohtus olemine kui teiselt poolt kogu selle ettevõtmise kommunikeerimine ülejäänud Eesti ja ka tegelikult teistele riikidele on näidanud mulle muuhulgas seda, kuidas tõesti meedial on kalduvus võtta osasid väiteid tõestena, ilma neid kontrollimata ja meile tundub, et pigem neid väiteid, mida me esitame, võetakse meie väidetena. Isegi kui me võime tugineda tõenduspõhistel teaduslikel allikatel ja neile viidata, siis sageli kõlab ikka, et keskkonnaühenduse väitel on sellel tehasel suur kasvuhoonegaaside heide. Aga see tehas saab varsti keemiatehaseks, mis on siis Eesti Energia väide, mis näiteks nagu selgus Eesti Energia juhatuse vahetusega, tegelikult ei olnudki nii kindel, kui eelmine juhatus oli lasknud sellel paista. Ja arvestades seda, et üks praegu kõige rohkem kasutatud taktikaid kliimamuutuste leevendamise edasilükkamiseks suurte ettevõtete poolt on viivitamine, delay, siis see seisnebki selles, et luuakse mulje igasuguste erinevate sõnumitega, et praegu ei ole vaja tegutseda. Kas sellepärast, et juba on liiga hilja kliimamuutuste leevendamiseks ja kõik edasised pingutused oleksid niikuinii kasutud, või me juba seame eesmärke 20 aasta taha, kuidas me siis oleme rohelised ja jätkusuutlikud, juba leiutame tehnoloogiaid, mis meid kohe ära päästavad, nii et praegusel momendil pole vaja midagi muuta. Ja see on väga tõhus viis, et veenda ühiskonda, kasutades ajakirjandust, kliimamuutuseid süvendama ja sellega kaasnevaid kahjusid tekitama. Ja see on ajakirjanduse vastutus hammustada see taktika läbi, kontrollida neid väiteid
et kui ettevõte ütleb, et kohe saab sellest õlitehasest keemiatehas, mis kõigi ametlike dokumentide kohaselt on õlitehas jätkuvad 10 aastat, siis kust sa tead, et see ettevõte need vajalikud tehnoloogiad leiutab ja suudab kasutusele võtta järgmise 10 aastaga? Kust sa tead, et see neil õnnestub? Sisukaks ja võimalikult tõepäraseks info tarbimiseks, ma arvan, üks olulisemaid võtteid on vaadata erinevaid kanaleid regulaarselt ja vaadata natuke ka neid kanaleid, mis sind närvi ajavad, sellepärast et nad ei saa võib-olla asjadest alati aru nii, nagu sina saad aru, aga isegi kui see info võib-olla alati pole tõene, siis sa saad vähemalt teada, mida terve hulk inimesi ühiskonnas veel saab teada ja võtab tõena, sest et tõejärgses ühiskonnas elamise, ma arvan, üks keerukamaid väljakutseid ongi saada aru, et mis on need teised tõed, mille sees teised inimesed meie ümber elavad ja kus siis see päris tõde nende kõigi mullide keskel on. Mul on jäänud mulje, et kunagi vanasti, heal ajal, oli enam-vähem seda sorti inforuum, mis oli suhteliselt ühtne ja mida suurem osa ühiskonnast jagas ja jälgis enam-vähem samas ajas, mis siis moodustas vähemalt selle, mida tollel hetkel peeti tõeseks. Nüüdseks hetkeks ilmselgelt me oleme kapseldunud erinevatesse mullidesse, inforuumidesse ja aru saada, kas see info, mis minu inforuumis on, vastab ka päriselt väljas olevatele tehioludele, on äärmiselt keeruline ülesanne ja ma ei tea, kui hästi keegi meist sellega üldse saab hakkama saada selles keerukuses. Nii et niisugune see keeruline tõejärgne ajastu on ja siis katsuda selles ühiskonnas teha näiteks teaduspõhiseid ja hästi informeeritud otsuseid, arvestades ka info üleküllust, on ääretult keeruline.